kas ma saan veel kunagi apelsinitüdrukuga kokku? Võib-olla mitte. Võib-olla elab ta hoopis mõnes teises maa otsas. Võib-olla oli ta Oslos ainult lühikesel külaskäigul. Mul sai harjumuseks, et linnas käies mõnda Frogneri trammi märgates püüdsin kiigata sisse igast aknast ja uurida, ega apelsinitüdrukut äkki reisijate seas ole. Seda juhtus sageli, kuid teda ei näinud ma kunagi. Olin hakanud tegema õhtuseid jalutuskäike Frogneri kanti ja iga kord, kui märkasin tänavapildis midagi kollast või oranži, mõtlesin, et nüüd kohtan ma teda taas. Kuid niisama suured, kui olid lootused, niisama palju oli ka pettumusi. Möödus päevi ja nädalaid. Ühel esmaspäeva ennelõunal astusin sisse ühte Karl Johani tänava kohvikusse. Kohe, kui olin ukse avanud ja ruumi sisenenud, peatusin järsult ning astusin sammukese tahapoole. Seal ta ju istuski. Apelsinitüdruk. Ta polnud kunagi varem selles kohvikus käinud, igatahes mitte minuga samal ajal. Kuid nüüd istus ta seal, teetäss käes ja lehitses kirevat raamatut. Justkui üks nähtamatu käsi oleks seadnud ta sinna ootama, et mina sisse astuksin ja teda külastaksin. Tal oli seljas toosema kulunud anorakk ja kuula nüüd, võib-olla sa ei usu seda, aga enda ja tillukese kohvikulaua vahele surutult hoidis ta süles pirakat, küpseid apelsine täis paberkotti. Ma võpatasin. Näha jälle kord apelsinitüdrukut. Seljas toosama oranž anorakk, süles eelmisega täiesti identne apelsinikott. See näis niisama ebareaalne, nagu miraaž. Pugesin peaaegu salamahti kohvikusse ning istusin lauda, mis jäi temast 4-5 meetri kaugusele. Enne kui otsustasin, mida edasi teha, tahtsin lihtsalt istuda ja teda vaadata. Nautida vaatepildi seletamatust. Arvasin, et ta polnud mind märganud, aga järsku tõstis ta pilgu raamatult, mida luges, ning vaatas mulle otse silma. Nii tabas ta mind justkui kuriteopaigalt, sest seda viisi sai ta aru, et olin seal juba mõnda aega istunud ja teda vaadanud. Ta naeratas soojalt ja see naeratus võinuks sulatada üles kogu maailma, oleks maailm seda vaid näinud. Oleks sel naeratusel olnud jõudu teha lõpp kõigile sõdadele, igasugusele vaenule tervel planeedil või vähemalt oleks välja kuulutanud pikemat sorti vaherahu. Nüüd polnud mul enam valikut. Pidin tema juurde minema. Läksin aeglaselt üle põranda ja istusin vabale toolile tema laua taga. Talle ei tundunud see imelik, kuid miski tema juures ei lasknud mul olla päris kindel, kas ta tundis mind trammisõidust ära. Paar sekundit me lihtsalt istusime ja vaatasime teineteist sõnagi lausumata. Justkui tahtnuks ta, et me ei hakkaks kohe teineteisega rääkima. Ta vaatas mulle pikalt silma, kindlasti terve minuti, kuid seekord ei vaadanud ma kõrvale. Märkasin, et tema pupillid võbelesid, just nagu oleksid tema silmad öelnud, kas sa mäletad mind või kas sa ei mäleta mind. Varsti tuli meil midagi öelda, aga ma olin sedavõrd segaduses, et jäin istuma ja mõtlema tollest ajast, mil elasime vilka orava paarina väikeses metsasalus, mis oli meie päralt. Tollalt meeldis talle end minu eest ära peita ja mina pidin teda leida püüdes puudüvesid mööda peatumata üles-alla tormama. Pruukis mul teda vaid märgata, kui ta hüppas oksalt, millel istus, teise puu otsa. Nii ma tormasingi tantsiskledes tema järel läbi metsa, kuni ühel päeval taipasin ma ise ennast ära peita. Nüüd tormas tema mind otsides sinna, tänna, mina aga istusin puuladvas või maapinnal vana tüvenoti taga samblas ja nautisin vaadet, kuidas ta kannatamatult mind otsis. Võib-olla oli ta otsides pisut hirm, et ta ei leiagi mind üles. Siis aga juhtus midagi muinasjutulist. Mitte tolles ürgaja Sarapumetsas, vaid siin ja praegu.
kohvikus keset sedasama Karl-Johani tänavat. Olin asetanud oma vasaku käe lauale ja nüüd pistis ta äkitselt oma parema käe mulle pihku. Raamatu oli ta pannud apelsinide peale ning vasakut kätt hoidis ta edasi ümber suure koti. Ma ei tundnud end enam nii kohmetuna. Tundsin ainult seda, kuidas jahe jõud voolas välja tema sõrmedest minu omadesse. Mõtlesin, et tal on mingeid üleloomulikke võimeid ja aimasin, et ühel või teisel viisil on see kuidagi seotud apelsinidega. Mõistatus, mõtlesin ma, imetabane mõistatus. Varsti ei suutnud ma niimoodi vaikselt istuda, nii et kumbki meist midagi ei ütle ja ehk oli see reetmine. Võib-olla rikkus see kõiki reegleid, mille eest apelsinitüdruk seisis. Vaatasime ikka veel teineteisele silma ja nüüd ma laususin. Sa oled orav. Kui olin seda öelnud, naeratas ta õhkõrnalt ja pigistas hellalt mu kätt. Siis laskis ta mu käest lahti, tõusis majesteetlikult lauast, endal suur apelsinikott kaisus ja astus tänavale. Sel hetkel, kui ta läks, märkasin tema silmis pisaraid. Olin halvatud, olin sõnatu. Ainult mõni sekund tagasi istus apelsinitüdruk minu vastas ja hoidis mu kätt. Mulle näis, et apelsini lõhn hõljus ikka veel ruumis ja nüüd oli ta kadunud. Kui seda apelsinikotti polnuks, oleks ta ehk lehvitanud, kuid tal oli vaja mõlemat kätt, et hoida suure koti ümbert kinni, nii et lehvitamiseks polnud asu. Kuid ta nuttis ja ma ei läinud talle järele. Seegi olnuks reeglite rikkumine. Ma olin lihtsalt vapustatud, olin kurnatud, olin küllastunud. Olin kogenud midagi imepäraselt mõistatuslikku, millest võisin toituda veel kuude kaupa. Mõtlesin, et saan temaga täiesti kindlasti veel kokku. Meid ohjasid mingid võimsad, aga samas seletamatud jõud. Ta oli võõras. Ta pärines kaunimast muinasjutust kui meie oma, kuid tal oli õnnestunud siseneda meie tegelikkusesse. Võib-olla sellepärast, et tal oli siin tähtis ülesanne. Võib-olla pidi ta päästma meid sellest, mida mõned nimetavad halliks argipäevaks. Senini polnud ma seesugustest päästeretkedest midagi kuulnud. Olin uskunud, et leidub vaid üks ainus olemine ja tegelikkus, kuid leidus vähemalt 2 liiki inimesi. Apelsinitüdruk ja meie teised. Ära tule ütlema, et loodus pole ime. Ära tule mulle ütlema, et maailm pole muinasjutt. Kes pole seda enesele tunnistanud, ei taipagi seda võib-olla enne, kui muinasjutt on kohe läbi saamas. Siis antakse inimesele nimelt viimane võimalus rebida eest silmaklapid, viimane võimalus hõõruda üllatusest silmi, viimane võimalus pühenduda sellele imele, millega tuleb peagi hüvasti jätta ja sellest lahkuda. Mitte keegi pole jätnud nutt kurgus hüvasti Eukleidese geomeetria või aatomite perioodilise süsteemiga. Keegi ei vala pisaraid, sest ta peab lahti ütlema internetiühendusest või korrutustabelist. Maailm on see, millega inimene hüvasti jätab. See on elu, muinasjutt. Inimene jätab hüvasti väikese hulga inimestega, keda ta tõesti armastab. Vahetevahel unistan ma, et oleksin elanud enne korrutustabeli leiutamist või vähemalt enne tänapäevast füüsikat ja keemiat. Enne kui me kõike justkui mõistma hakkasime. Ma mõtlen tõelises muinasjutu maailmas. Kuid just selline näib elu mulle praegu, sel hetkel, kui ma siin arvutiekraani ees istun ja sulle neid ridu kirjutan. Ma olen ise samuti teaduse mees. Ma ei eita sugugi teadusi, kuid mul on ka müütiline, peaaegu animalistlik maailmavaade. Ma pole iialgi lasknud Darwinil ega Newtonil jätta varju elu müsteeriumi.